tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. No kevad on ja me jälle alustame oma aia tegemist ja mul on hea meel, mul on maikuu keskpaika möödas, eks ole, mul on enamus asjad tehtud. Et mul ikka juhtub nii, et ma planeerin suveks mingid projektikesed oma aias ja siis ma teen kevadel kõik ära ja siis ma mõtlen endale uusi lollusi välja. Aga see selleks, aga kevadel on ju väga paljudel noortel see otsuse tegemise aeg, et mida edasi õppida. Ja kindlasti ka täiskasvanud õppijatel, kes näiteks soovivad mingisugust karjäärimuutust teha. Aga minult on ka küsitud, et miks mina läksin aiandust õppima ja et kas ma soovitaksin aiandust õppida ja kas on mõtet aiandust õppida. Nii et ma mõtlesin, et selle asemel, et igale kirjale eraldi vastata, ma teen hoopis ühe jutuvideo ja ma proovin jääda võimalikult konkreetseks ja teha seda lühidalt, aga ma juba tean, et tavaliselt mul see hästi ei õnnestu. Aga ühe asja ma tahaks kohe ära klaarida on see, et hobi pärast ei ole mõtet astuda ei kutsekooli ega kõrgkooli, et aianduse eriala omandada. Ma saan aru, et see on ebapopulaarne mõte ja ma saan aru, et see kindlasti riivab nüüd kedagi. Ja mul on väga kahju, aga see on minu isiklik arvamus, et seda, et kui sa soovid nagu hobiga tegeleda, selleks on nagu teised kohad ja selleks võib-olla ei ole mõistlik kelleltki teiselt seda ka veel eriti riigi tellimuse kohta ära võtta. Et selleks on teised kohad, on sellised sisuloojad näiteks, kes hea meelega õpetavad ja kui sulle minu kanal ei meeldi, see on täiesti okei. Eesti keeles on veel mõned toredad tegijad, Instagramis on neid rohkem, kus mind näiteks üldse ei ole. Et see on selline koduaia pidamise tasemel õppimine on täiesti omal käel tehtav. Kui edukas sa selles oled, selles saad sa ainult iseennast aidata. Ja ma saan aru ka, et Eestis on sellist kutseharidust aianduse alal praegu väga palju kokku tõmmatud. Loomulikult see häirib mind ja see pahandab mind, sellepärast et kui kuskil mingi süsteem nagu toimib ja eriti kui on olemas õpetajad, kes on valmis õpetama, siis seda ei tohiks ära lõhkuda. Aga toidu julgeoleku tagamiseks, mida nüüd argumendina väga palju kasutatakse, ma ei ole veendunud, et see on, et kutseharidus on see, kus me nagu siis saame päästetud mingisuguse X arvu aastate jooksul. Aga võib-olla seda peaks eraldi arutama nendega, kes sellest nagu rohkem teavad. Mina ei ole kutsekoolis käinud, mina käisin Maaülikoolis, sain seal magistrikraadi, läbisin ka doktoriõppe, lõputöö on kaitsmata, doktor ma ei ole, aga ma saan ka rääkida ainult läbi oma kogemuse, mida mina näiteks Maaülikoolis sain. Nii et ma ei esinda siin kedagi teist, ainult iseennast. Ja üks asi veel, mis mind eesti keeles alati on vaevanud ja me oleme vahel seda natukene ka kolleegidega arutanud, on see sõna aednik ja aiandus. Et ta ikkagi manab silma ette kohe sellise lihttöölise, kes tegelikult aiandusest mitte midagi ei tea. Et lihttööde tegemiseks ei ole aianduse haridust vaja. No tõesti ei ole vaja, on vaja lihtsalt suurt soovi tööd teha. Seal ei pea väga palju mõtlema, küll aga peab olema tähelepanelik, et kusagil aiandis töötada. Aga inglise keeles on selles mõttes nagu huvitav, et neil on selline sõna nagu gardening ja siis on horticulture. Et gardening on selline üleüldine aiapidamine, aga horticulture, et tema on ikkagi selline valdkond, kus on õppinud ja süsteemselt tegutsevad aiandusega tegelevad inimesed, kellel on vastav haridus ja spetsialiseerumine ka mõnes siis aianduse valdkonnas. Ja mulle nii väga meeldiks, et meil oleks eesti keeles ka sellele horticulture ja horticulturist sellele sõnale eestikeelne ilus vaste. Et ma hommikul natukene mõtlesin ka, et aga mis see üldse nagu olla võiks, et siis ma mõtlesin, kas aianduse ekspert äkki või midagi sellist, aga see on ka selline, aianduse ekspert on nagu, ta ütleb, et see on nagu nõuandev inimene, konsulteeriv inimene, aga siis ei ole seal seda praktiseerivat poolt, sest horticulturist ikkagi on praktiseeriv, haritud töökogemusega, süsteemne aiapidaja, aednik. Et see on selline. Ühesõnaga, kui sul on mingid mõtteid, mis sõna see olla võiks, ära jätta seda enda teadet, kirjuta siia alla, sellepärast, et ka näiteks kõrgkoolis ikkagi võiks seal olla mingi muu sõna kui aiandus, sest see paneks kõik paika. Ma arvan, et see meelitaks ka paremaid õppureid sinna, sest tegelikult ala on ülipõnev, ülihuvitav, väga lai ja uskuge või mitte, aianduses ja aiandusega on võimalik ka endale päris head palka ja sissetulekut teenida.
Mõtlesin ka, et mida siis rääkida, et sellest ei tuleks selline tunniajaline video, sest et rääkida mulle meeldib, siis ma proovisin umbes 5 punktiks oma mõtted jaotada, et miks võiks aiandus olla huvipakkuv eriala näiteks mõnele tulevasele Eesti tudengile. No, kõigepealt võib-olla peakski alustama sellest, et aiandus on ikkagi väga suur sektor majandus, kui sa vaatad nagu maailmapildis. Ja see ei ole ainult toidutootmine, kuigi see on kõige suurem, aga sellise hea aianduse haridusega inimest tegelikult kogu aeg otsitakse. Et tahetaksegi just selliseid võib-olla täpsemalt spetsialiseerunud inimesi, et ei taheta kedagi, isegi kui sa oled kõrgkoolist nagu läbi liuglenud, et selliseid inimesi ei ole nagu kellelgi vaja. Et on tõeliselt lai valdkond, toidu tootmine on kõige suurem, aga sa võid ka mõelda natukene sellise wellnessi ja heaolu poole peale. Kõik selline lõikelillemajandus, mis võiks olla palju tõhusam ja jätkusuutlikum, kui ta oleks meil rohkem lokaalsem, täiesti täitmata nišš ka meil Eestis siin. Siis igasugune muu wellness, eks ole, herbalismi pool, et see võib olla ka ainult, eks ole, teesegud on, millest kogu aeg räägitakse, aga ravimitesse on ju tänagi väga palju, otsitakse taimseid komponente, millest teha ravimeid, mida ei osata keemiliselt järgi teha, et väga on vaja inimesi, kes mõistaksid seda süsteemi, millal taim toodab neid sekundaarseid metaboliite, mis siis nagu meile mõjuvad kui ravimid, temale võib-olla mõjuvad kui kaitse väliskeskkonna eest, eks ole. Siis igasugused siseaianduse teemad, nendest võiks täitsa eraldi rääkida, sest seal ma ise olen olnud rakenduses väga kaua, aga võib-olla kõige lihtsamad näited, töökeskkond, kuidas kujundada siseruumidesse selliseid rohealasi, kuidas sinna neid süsteeme luua, kastmissüsteeme, väetissüsteeme, valgus, et see taim seal ise ka elaks, et neid ei peaks kogu aeg välja vahetama. Muidugi välja vahetamisest taimede paljundamine on väga suur teema, et ma ise olen teinud orhideede in vitro paljunduslaboris, hästi põnev. Keeruline rahaks teha, aga ülipõnev koht. Ja muidugi nagu suuremad, wellnessi poole pealt veel, mujal maailmas, kus on näiteks ravikanep on, seal kasvatamine on legaalne, seal väga otsitakse väga häid aednikke, nad ei taha enam biolooge palgata. Nüüd nad on ära õppinud selle sõna horticulturist ja nüüd nad lõpuks oskavad otsida endale õiget inimest, kes tegelikult ka aru saab, mis sellel taimel viga on ja kuidas saaks teda veel paremini kasvama panna. Ja siis, mis täna näiteks päevakajaline on, ma ei saa nimetada siin absoluutselt kõiki rakendamisvõimalusi, mis aianduses on. Igasugune seadusloome, et täna ju me räägime jälle sellest, et Euroopa Liit tahab panna ka GMO toidu sisse, inimtoidu sisse ja panna selliselt, et toidupakendil märgist ei pea olema. Ja kes tahab, otsige ingliskeelseid materjale, et nüüd nad jälle tahavad seda teha. Tarbija jaoks täielik ulme. Aga ei ole uus asi, sellepärast, et meil on juba loomatoiduses on see olemas. Näiteks sordiaretus. Täna muutuvas kliimas ääretult oluline, väga tähtis. Seadusloome poole pealt veel taimmaterjali seemnete või kas või näiteks substraatide, import-eksport probleemid, tollid. Seal on neid teadmisi, taustateadmisi väga vaja, muidu võib väga suure loljusega hakkama saada. Toidujulgeolek, eks ole. Et need rakendumisvõimalusi on väga palju ja aiandussektorina ükskõik, kas see on potilill, seemned, iganes on väga kasvava trendiga, et mina küll näen, et absoluutselt kõigil on tööd, kui sa ise leiad üles selle täpsema osa aiandusest, mis sind tõeliselt kõnetab ja milles sa viitsid ennast nii palju harida, et sinust võib saada täielik ekspert. Ja siis see, et ikkagi meil on väga selge suund, mitte ainult siis nüüd Eestis, vaid ka mujal Euroopas, Aasias eriti rohelinnad, et keegi ikkagi peab suutma need selliselt tööle panna, et taimed seal reaalselt kasvaksid ka, ja meil on maastikuarhitektid, kes on väga toredad, loomingulised ja alati üllatavad oma ideedega. Aga et sinna saaks paika see õige taim, mis seal nagu päriselt nagu töötaks ka, et teda ei peaks pidevalt välja vahetama, mida väga palju tegelikult linnaaianduses tehakse, et seal oleksid kastmissüsteemid, et see oleks kliimale vastav, kliimamuutustele sobilik, väetamine, kõik selline, taimekaitse,
et selleks on ikkagi vaja õppinud aednikku, et ideed on fantastilised ja see kasu, mida siis linnas elavad inimesed sellest saavad, ei ole alati võib-olla selline otse nagu käega katsutav, aga see on lihtsalt see, mida meie vaimne tervis tunneb. Et seal on ju tegelikult on näha, et töökohtade hulk on kasvamas. Aga tänapäeva aiandus sellisel suurel skaalal, kus reaalselt ikkagi liigub ka raha ja sul on võimalik saada endale väga mõistlik töötasu, on palju tehnoloogilisem ja nutikam, kui me tegelikult teame või arvame. Et kui sa näed ka videoid ringlemas, siis see ei ole ulme, kui toidu tootmises inimese käed tegelikult seda taime enam ei katsugi või et on näiteks mingisugune tootmisliin, kus paljundatakse taimi, see võib olla ka mingisugune lihtsalt roheline potitaim. Ja seal on väga palju ikkagi rõhk optimeerimisel selleks, et siis ikkagi need sisendid hästi mõistlikult kasutada, et nad ei kajastuks siis toote omahinnas nii drastiliselt, et seal ei tehta ühtegi asja suvaliselt ja ehku peale, et see on väga täpselt välja kalkuleeritud ja fotosilmad kogu aeg jälgivad selle taime, et kuidas ta fotosünteesib. Ja muidugi on seal, kasutatakse tänapäeval väga palju AI abi, et ikkagi aru saada, kui seal on mingisuguseid häiringuid, aga lõpuks on ikkagi vaja seda inimest sinna, kes suudab aru saada, et isegi kui AI annab häire, et midagi on tuksis, näiteks väga selge nagu tulemus on see, et kui väetis on ebaühtlase kvaliteediga, siis need taimed kohe näiteks reageerivad sellele, aga siis inimene on ikkagi see, kes peab nagu need võtmed sealt üles leidma. Et selles mõttes, et isegi kui sa valid aianduse eriala, siis sa ei saa selle peale kindel olla, et iga sinu päev möödub värskes õhus, nagu mina praegu istun siin ploomipuu all ja et sa ei pea iialgi enam tegema kontoritööd, et väga paljud töökohad siiski lõppevad arvuti taga, et ma ise olen olnud arvuti taga aednik ja see on mõnevõrra ikkagi väga suur väljakutse, aga mina nagu tasakaalustasin seda selliselt, et mul on aed, kuhu ma saan siis peale pikka tööpäeva tulla ja see ongi nagu selle aedniku sõna probleem ka natukene, mida minu kõik sõbrad teavad unetavalt, sest ma olen nad nii ära väsitanud sellega, et aednik tegelikult ei ole selline, nagu mina praegu siin olen teie ees nende tööriietega, näpud mullas ja porised ja tööpäev lõpeb kuuma duši ja saunaga, enne kui koju lähed, sest et see lihtsalt oled purune. Aga mulle meeldib seda teha ja ma teen seda õudselt hea meelega oma koduaias. Tere, sõber, kus ma kasvatan hästi häid asju ainult, mida mulle meeldib süüa ja väiksel skaalal ja ma saan sellest tohutu edukogemuse. Iga kord, kui ma midagi saan siit aiast noppida ja selle teadmise ja kindlustunde, et ma ikkagi oskan seda teha ilma välise abita. Teate, kui võimas tunne see on. Aga samas ma tean, et kui ma satun kuhugi keerulisemasse süsteemi, kus on väga võib-olla raske orienteeruda, kui sa varem pole selles olnud, siis ma saan ka väga hästi hakkama. Et see on selline võimas maailmade kontrast, aga oluline on need mõlemad enda jaoks ära tunda. Kellegi teise jaoks töötada aias käpuli, ma never ever ei viitsiks, sorry. Nagu ma teen seda ainult enda heaks, sellepärast, et ega ilmaasjata ei öelda, et näpud mullas ja närvid korras. Aga ma tean, et ma täna oskan oma aianduse kõrgharidust selliselt kasutada, et ma suudaksin ka sellises keerulisemas süsteemis hästi toime tulla ja ma suudaksin sellist tõelist lisaväärtust luua. No aiandus on üks selliseid valdkondi, kus inimesed tunnevad selle mõju kõige rohkem, et taimed on meie elus väga tihedalt sees ja rohkem, kui me tegelikult iseendale võib-olla aru anname. Et toit on muidugi üks asi. Sellega aiandusega on niimoodi, et kui me mõtleme aiandust kui toidutootmist, siis seda ei tunne keegi enne, kui see on meilt ära võetud. Et meil on Eestis hästi lokaalselt, me oleme väike riik, anname endale aru. Meil on väga hea varustuse tase näiteks piimatoodete, lihaga ja teraviljadega, eks ole. Aga köögi ja puuviljade isevarustuse tase on meil tugevalt langevas trendis, seda ma sain teada ühes METK seminaris, mis oli veebis.
ja eriti suur langus oli kartulil eelmine aasta ja teistel avamaa köögiviljadel. Et eelmine aasta oli siis see aasta, kus oli hästi keerulised ilmastikuolud just sademete osas. Aga kui sa õpid aiandust, siis tegelikult sa hakkad neid asju nagu palju paremini läbi nägema. Et täna arvamused lähevad lahku, et ühest küljest on täna ettevõtlusega väga lihtne alustada, et rajada endale toetuse abil näiteks aiand, istandus või midagi sellist, ja siis teine pool räägib, et oi, ära seda küll tee. Ma nõustun mõlemaga selles mõttes, et muidugi on keeruline alustada. Ja aiandus on, aiapidamine on üks suurima riskiga ettevõtlus minu meelest üldse. Võib-olla ma olen siin kallutatud, sellepärast et ma tean nii palju asju, mis võib valesti minna. Ja väga sageli ei ole need üldsegi seotud ka aedniku oskustega ega kogemustega, vaid need on välised mõjutajad. Aga teisest küljest ei ole mitte midagi rohkem rahuldust pakkuvat, kui sa oled rajanud ise aia, kas see on siis sinu koduaed, mis toidab sind ennast, rajanud istanduse või aiandi, kus sa näiteks tegeled taimede paljundamisega. No see on tõesti selline töö, mis toidab mitmel tasandil ja see on tohutult rahuldust pakkuv. Aga et mitte ainult rääkida sellest, et meie selline isevarustatuse tase on probleemne ja mina näen, et siin on vaja häid aednikke ja hästi haritud aednikke, kes suudaksid rohkem aiandeid tööle panna, siis just ka linnaaedades, linnaparkides, et mida me kõige rohkem nagu tajume, aga me võib-olla otseselt endale ei anna aru, ongi see, milline keskkond see on, kus me elame, ja kus me ka liigume. Et seal on alati midagi, mida saab teha paremini ja selleks on vaja õppinud inimesi, et ma väga imetlen maastikuarhitekte, aga me võiks nagu rohkem teha koostööd aednikega, et ühelt poolt tulevad võrratud ideed, kujundusideed, mille peale aednikud ei tule, sest meie mõtleme süsteemselt, taim muld, aga meie leiame taimed, mis siis aitaksid näiteks mõne maastikuarhitekti ideid ellu viia, et selles mõttes ma kujutan ette, kui need kaks poolt kokku panna, siis meie elukeskkond linnas võiks olla veelgi parem, kui ta täna on. Mis veel, et miks võiks aiandust õppima minna ja miks võiks olla professionaalne aednik või hortikulturist? Ikkagi proovin, äkki see sõna läheb lõpuks lendu. No üks põhjus on nagu see, et Eestis ka sa võid saada väga hea kõrghariduse aianduse vallas selliselt, et sa ei pea kohe minema välismaale. Aga selle eriala omamine ei hoia sind ühe koha peal kinni. Aianduse kõrgharidusega sa saad töötada absoluutselt igal pool maailmas. Jah, kindlasti inglise keele oskus tuleb väga suurelt kasuks, aga seda sa pead niikuinii oskama, et kui sa tahad veel magistriõppesse astuda, siis sul on vaja juba oma magistritöö koostamiseks väga head inglise keelt, sest muidu sa ei saa lihtsalt teadusallikaid kasutada. Ja õpingute ajal saab käia ju erinevate programmidega välismaa ülikoolides ka, et mina ise käisin Kreta Tehnoloogilise Hariduse Instituudis, ma olin aasta aega seal ja ma huvi pärast hommikul vaatasin ka, et näiteks Maaülikoolil on ainuüksi Kreekas nüüd palju rohkem partnerülikoole, et oli Thessalonikis ja Ateenas. Ja kui ma seal veel scrollisin, siis tabel ei lõppenudki ära, seal on kõik Prantsusmaad, no kõik kõige ägedamad kohad nagu ja ma tean, et minu kursuselt üks inimene käis mitu ringi, et siis nagu igas õppeastmes ta käis kuskil. Oma vägitegudest ta võiks ise rääkida. Aga see annab tohutult palju tegelikult juurde, kui sa oled juba tudeng, sa pääsed ustest paremini sisse, kui lähed grupiga, et kui sa muidu helistad või kirjutad kellelegi, et hei, et sul on nii lahe ettevõte, et mind väga ka huvitab see, et kas ma võin sulle külla tulla, siis sa ei saa uksest sisse, aga kui sa lähed, et tere, meie oleme aianduse 3. kursus ja soovime tulla, siis te saate ustest sisse ja te saate küsida küsimusi inimeste käest, kes on juba asjad tööle pannud, käima saanud, et kuidas nad seda tegid ja mida nad edasi kavatsevad teha, et see on midagi väga erilist. Nii et ma igal juhul juba ainuüksi
Sellepärast soovitaksin kõrgkooli astuda, et siis saab kõikvõimalikke rahastusvõimalusi ära kasutada selleks, et ise veel rohkem õppida, mitte ainult siis seda akadeemilist poolt, vaid ka näha maailma. Ja noorena on seda väga palju lihtsam teha kui hiljem, kui oma elu juba on natukene paika loksunud. Ja töökohtade valik on samamoodi, et väga palju otsitakse haritud aednikke, kes reaalselt saavad aru, mida asjad tähendavad. Ja ma korra mainisin siin doktoriõpet ka, et väga huvitavatel ja segastel asjaoludel mina sattusin ka doktoriõppesse ja need olid vist kõige pöörasemad 4 aastat üldse. Väga crazy ja tihe, aga see ikkagi võib viia selleni, et üks reaalne valik on ka teadustöö tegemine. Ja Maaülikooliski ju tehakse, Maaülikoolis endas ja allüksustes, ma ei tea küll, kuidas nad seda teevad, aga nad teevad väga head teadus. Et seal tegelikult võiks ka natukene vaadata, enne kui sa sisse astud, et mis seal täpsemalt on. Ja sa võid väga vabalt leida seal midagi, mis sind kohe nagu kõnetab ja sa leiad selle oma teema üles. Ja aednike kohta mina julgen küll seda öelda, et ma ei ole ühtegi kurja aedniku veel kohanud, et kui sind miski huvitab, siis alati küsi ja uuri, et ma usun küll, et sa saad alati vastuse oma küsimustele. Ja kui sa oled ülikooli sisse astunud, Maaülikooli, siis asi, millega sa kindlasti varsti pead tegelema, on lõputöö valimine. Siis seal mul on küll mõned isiklikud soovitused, et vali hoolega. Vaata, millise töögrupiga on tegemist, vaata, mida hiljuti on publitseeritud, vaata, milliseid grante ja rahastusi on saadud, et kindlasti vaata töögrupp, mis on tegus ja aktiivne ja reaalselt töötav töögrupp, sellepärast et sellises töögrupis on sul endal ka võimalik nagu reaalselt areneda ja kasvada. Ja kui sa teed tugeva lõputöö, siis sealt on sul endal ka ikkagi kõige rohkem kasu, loomulikult sulle endale ja sealt on sul palju lihtsam ja mõnusam edasi liikuda. Ma nüüd ei tea, kas ma tekitasin rohkem segadust juurde või kes kellelgi oli ka siin mingisugune selguse moment. No kui see video nagu lühidalt kokku võtta, mis minu puhul on muidugi keeruline alati, ongi see, et aiandus on väga lai valdkond. Ja kindlasti on sul endal ka huvitav avastada, et millises valdkonnas sa ennast täpsemalt ikkagi rakendada soovid, et kas see on katmikaiandus, kas see on arenevad tehnoloogiad, näiteks startup-indus, vertikaalaiad, kõik selline, mis täna areneb veel väga kiiresti ja küll ta jõuab ka sinna tasuvuseni lõpuks, siis igasugused taimede paljundustehnoloogiad, sordiaretus, seal on hästi palju erinevaid suundasi, siis toiduainete tööstuses, eks ole, toiduainete tootmine, sisendite tootmine, ravimitööstus, siis igasugused wellnessi teemad, väga ägedad, nagu seal on nii palju täitmata nišše. Lõikelillede kasvatamine Eestis täiesti täitmata nišš, ostjaid oleks ja inimesed väga tahavad autentset lõikelille, mis on kohalikult kasvatatud, aga mis peab olema sama kvaliteetne kui Aafrikast ära mürgitatud roos, mis kunagi ei närbu. Neid on nii palju. Ma usun tõesti, et kui sa suutsid selle video lõpuni vaadata, siis sul on mõtteainet rohkem kui küllaga. Ja ma väga loodan, et sa leiad aianduses selle oma armastuse, milles saada tõeliselt heaks, osavaks ja andekaks. Ja ma loodan, et sa teed seda selliselt, et sa saad oma hariduse omandamise järgselt väga head töötasu ja et sa oskad oma tööd ja panust hinnata ja et sa saad tänu sellele aianduse haridusele ehitada endale täpselt sellise tuleviku, nagu sa ise tahad. Et meil aednikel on ikka niimoodi, et meie tegelikult puhkust ei võta, sellepärast et me oleme ju ise ehitanud endale sellise elu, millest ei ole vaja puhkust võtta. Ja ma arvan, et paslik ongi selle lausega see videoga lõpetada, nii et toredat avastamist ja toredat aiapidamist.